Aastaid on Venemaal olnud Ukrainaga võrreldes suur eelis. Liukpommid, mis tabavad Ukrainat tuhandete kaupa, lastakse välja rindejoone tagant ja suunatakse Ukraina linnadesse. Ukraina on püüdnud sellele lahendust leida ja nüüd on tal see olemas. Ukraina ehitas just midagi, mis muudab kogu Venemaa rindejoone põrguks. Valged lipud hakkavad lehvima. Putini käsilased hakkavad anuma, et alla anda. Equalizer on kohal ja see loodi üheks missiooniks. Karista Venemaad. Ukraina käes on nüüd relv, mis erineb kõigest, mida nad varem on ehitanud. Ja kui me ütleme ehitanud, siis see on oluline osa sellest, mis teeb Equalizerist nii elutähtsa relva. Relv, mille loomine võttis aega 17 kuud ja mis on Brave One võrgustiku tulemus. See võimaldab Ukrainal investeerida ettevõtetesse, mis toodavad relvi Venemaa vastu kasutamiseks, on nüüd olemas. Ukraina kaitseminister Mihhailo Fedorov on juba nimetanud seda relva murranguliseks. Ukraina kaugrelvade võimekus sai just suure tõuke. Ja kõige parem selle juures on see, et Equalizer ei ole mingi pelgalt kontseptsiooniks jäänud relv, mille tarnimine Ukraina vägedele võtaks kuid. See on testitud, see on valmis ja see hakkab Venemaad hävitama. Brave One X konto teeb selle selgeks ning annab meile ka mõned uue pommi põhiandmed. Ukrainal polnud juhitavat õhupommi, teatab Brave One. Nüüd on tal see olemas. Seejärel tuleb teave, mida peame Equalizeri kohta teadma. DG Industry, Brave One'i osaleja, on läbinud kõik vajalikud katsed ja kuulutanud relva pärast 17-kuulist arendustöö valmis lahinguks. Pommi lahinguossa kaalub 250 kilogrammi, tabab sihtmärke 10 kilomeetrite kaugusel vaenlase tagalas ning see on loodud täiesti algusest peale, mitte kopeeritud lääne ega nõukogude süsteemidelt. Siin on palju, mida lahti mõtestada ja me süveneme sellesse kohe põhjalikumalt, kuid kõige olulisem info on see, et tegemist on uue tüüpi juhitava pommiga, mille Ukraina on ise kodumaal ehitanud, mis tähendab, et see ei sõltu mingitest välismaistest tarneahelatest. See lööb tugevalt, suudab lennata Vene tagalasse ning on Ukraina poolt Ukrainale loodud, et hirmutada Putini sõdureid nii rindel kui ka kaugemal. Ja see pole veel kõik. Ukraina kaitseministeerium on juba tellinud esimese partii neid uusi pomme ning piloodid harjutavad nende kasutamist juba praegu. Lahingusse saatmine on peagi toimumas, teatab Brave One. Venemaa sõduritel pole aimugi, mis neid ees ootab. Ukraina on siin välja töötanud relva, mis viib selles sõjavaldkonnas Venemaaga samale tasemele, kus Ukraina on pidevalt maha jäänud. Just sellepärast on Equalizeril selline nimi. Business Insideri andmetel on selle uue liukpommi ametlik Ukraina nimi Virivnüvach, mis inglise keeles on Equalizer. Ja see on loodud nii, et seda saab välja lasta peaaegu kõigilt Ukraina hävitajatelt, sealhulgas ka lääne lennukitelt, mille Ukraina on oma partneritelt saanud. See viib meid sujuvalt selleni, mida me seni Equalizeri kohta teame. Meil on teada kaal 250 kilogrammi. Ukraina on samuti öelnud, et relv suudab lennata mitukümmend kilomeetrit. Sellest võime eeldada, et Equalizer suudab tekitada kaost umbes 50–100 kilomeetri raadiuses. Rohkem üksikasju selgub siis, kui relv kasutusele võetakse ja see Venemaa sõdurite peadele langeb. Siiski ei räägi need põhiandmed kogu lugu. Need jätavad mulje justkui oleks Equalizer tavaline liukpomm. Tegelikult see nii ei ole. Sellele vihjab Brave One'i väide, et see relv ei ole koopia ühestki lääne poolt tarnitud süsteemist ega ühestki liukpommist, mida Venemaa on Ukraina vastu kasutanud. See viitab tehnilisele erinevusele Equalizeri ja varasemate sarnaste pommide vahel. Vene liukpomm on suhteliselt lihtne relv. Venemaa kinnitab tiivakomplekti nõukogude ajast pärit FAB-pommi külge, mis ei olnud kunagi mõeldud liuglemiseks ja tal ongi relv. Need komplektid ei ole eriti täpsed. Need ei ole kindlasti mõeldud selleks, et muuta juhitamatu pomm täppisrelvaks. Aga need annavad Vene FAB-pommidele suurema lennuulatuse, mis koos lihtsate juhtimissüsteemidega võimaldab neil tabada sügavamal Ukraina territooriumil ja jõuda sihtmärkidele lähemale. See sobib Venemaale. Neid ei huvita, kas nad mööda lasevad. Peaasi, et nende liukpommid tekitavad kahju millelegi ukrainlastele kuuluvale. Aga Ukraina jaoks ei ole ebatäpne relv kunagi lahendus. Equalizer ei ole tiivakomplekt. See on spetsiaalselt loodud relv, mis on disainitud algusest peale. Tiivakomplekti ei kasutata, kuigi pommil on tiivad. See ei ole vana muutmine millekski funktsionaalsemaks. See on täiesti uus relv, mis on loodud selleks, et ületada Vene elektrooniline sõjapidamine ja signaalide segamine, et saaks paisata 250 kilogrammi lõhkeainet komandopunktidesse, kindlustustesse, logistikaselmedesse ja igasse teise vaenlase sihtmärki, mille Ukraina tuvastab rindejoone taga. Nii et me teame, et Equalizer on spetsiaalselt selleks loodud. See on ka odav. See on palju odavam kui Ühendriikidelt saadud Ukraina poolt kasutatavad Joint Direct Attack Munition Extended Range ehk JDAM-ER komplektid. JDAM-ERID on rohkem sarnased Venemaa liukpommidega kui Equalizeriga, kuna need on sisuliselt tiivakomplektid, mis kinnitatakse juhitamatutele pommidele.
Ja kuigi need ei ole kallid võrreldes teiste relvadega, mida Ukraina kasutab, on neil siiski korralik hinnasilt küljes. 6. mai raportis avaldas Defense Express, et uus partii 1532 JDAM ER-i, mida Ukraina ostab USA-st, läheb maksma $373,6 miljonit. See annab meile keskmiseks ühiku hinnaks $243 864, mis katab nii komplektid ise kui ka kõik lisad, mis JDAM ER-iga kaasas käivad, nagu sütikud, komponendid ja muud seotud teenused. See hinnasilt on oluline lihtsal põhjusel. Equalizer maksab Ukraina jaoks umbes kolmandiku JDAM ER-i hinnast. Võttes selle ühiku hinna aluseks, tähendab see, et üks Equalizer koos kõigi oma komponentidega maksab Ukrainale ehitamiseks umbes $81 300. Selle eest saab Ukraina sisuliselt 3 relva ühe hinnaga. Juhitava pommi, millel on sarnased näitajad JDAM ER-iga, kuid kolmandiku hinnaga. Ukraina peab iga senti lugema nii palju kui võimalik. Nagu BBC märtsis avalikustas, seisab Ukraina valitsus silmitsi $45 miljardi suuruse eelarveaugu täitmisega, mis on peaaegu täielikult tingitud sellest, et riik peab rahastama oma kaitset Venemaa vastu. Euroopa Liidu $105 miljardi suurune laen aitab katta Ukraina eelarve puudujääki, kuid see ei muuda fakti, et Ukraina peab leidma võimalikult palju viise, kuidas kulutada vähem, samal ajal kui ta põhjustab Venemaale kahju. Equalizer teebki just seda. Kui Venemaa kasutab odavaid liukpomme, siis Ukraina ehitab nüüd oma paremaid versioone. Ja nad teevad seda sama odavalt, et saavutada võrdsus ühes sõja kõige ohtlikumas valdkonnas. Mida me veel teame? Sofexi andmetel on Ukraina keskendunud sellele, et Equalizer oleks võimalikult mitmekülgne ja lihtne kasutada. Uus juhitav pomm vajab ettevalmistuseks vähem kui 30 minutit, mis võimaldab kiirreageerimisväljalende. Niipea kui Ukraina tuvastab sihtmärgi, saab Equalizerit peale laadida ja hävitaja võib õhku tõusta sama kiiresti, kui kulub pitsa kohale toomiseks. Sofex avaldab ka, et Equalizer on igasuguse ilmaga kasutatav relv ning seda saab välja lasta igal kellaajal. See on Ukraina jaoks tohutu nii psühholoogilisest kui ka operatiivses mõttes. Muidugi on alati kasulik omada relva, mis tabab sihtmärgi iga ilmaga, kuid kui esimesed Equalizerid hakkavad langema ja Putini käsilased saavad teada, et nad tule kunagi selle hävitava jõu eest kaitstud, siis nad hirmuvad tõsiselt. Isegi Equalizeri rünnaku ähvardusest võib piisata, et häirida logistikat ja segada Vene juhtimist. Võime isegi näha, kuidas Venemaa tagala logistikategevus ja juhtimisstruktuurid taanduvad, et jääda laskekaugusest välja. See avaldab selget mõju Venemaa eesliini vägedele, keda juba praegu laastatakse umbes 35 000 kaotusega kuus, kui nad üritavad läbi murda Ukraina droonidest kubisevatest tapmisaladest. Aga nüüd jõuame suure küsimuseni. Kuidas Ukraina Equalizeri välja laseb? Me vihjasime vastusele juba varem videos. See on juhitav pomm, seega heitakse see loomulikult hävituslennukitelt. Mis puudutab lennukite tüüpe, siis ühe vastuse saime videos, mille Brave One avaldas X-is koos uue relva väljakuulutamisega. See video näitab, kuidas Equalizer heidetakse Su-24 Fencer rindelennukilt, mis ütleb meile kohe, et Ukraina teeb oma uue relva piisavalt mitmekülgseks, et ka nende nõukogudeaegsed lennukid saaksid osaleda Venemaa tagala hävitamises. See on tark. Sellised lennukid nagu Su-24 on Vene õhutõrje suhtes haavatavad, kui nad peavad tegema lennumissioone rindejoone lähedal. Aga kui nende ülesandeks on tõusta õhku ja lasta juhitav pomm 10 kilomeetrite kauguselt, on risk väiksem ning kogu töö teeb ära pomm ise. See on taktika, mida Venemaa on aastaid Ukraina vastu edukalt kasutanud. Nüüd kasutab Ukraina sama taktikat Putini vastu. Sama video annab meile ka veidi rohkem aimu sellest, kuidas Equalizer tegelikult töötab. Erinevalt liukpommidest ja teistest juhitavatest laskemoonadest tundub, et Equalizeri tiivad avanevad kohe pärast vabastamist. Pommi allossas on ka kinnitused, mis viitab sellele, et Equalizer käitub sarnaselt Vene liukpommidega. See pöörab end enne tiibade avanemist õigele trajektoorile. Kuid tiibade kohene avanemine viitab sellele, et Equalizer saavutab selle ülesande täitmise kiiremini kui Vene liukpomm. See on oluline, mida vähem aega kulub Equalizeril ümberpööramiseks ja õigele trajektoorile seadmiseks, seda rohkem aega on tiibadel mõju avaldada ja pommi lennuulatust suurendada. Suured ristikujulised sabauimed pommi tagaosas mängivad tõenäoliselt samuti rolli Equalizeri stabiliseerimisel, nii ümberpööramise algfaasis kui ka sihtmärgi poole lennates. Tuleme korraks tagasi lennukikerede juurde. Tänu Brave One'i videole teame kindlalt, et Su-24 sobib Equalizeriga. See on hea algus, aga kuidas on lood teiste hävitajatega Ukraina arsenalis? Tõenäosus on üsna suur, et ka teised nõukogudeaegsed lennukid sobivad Equalizeriga. The Warzone ehk TVC toob välja, et Ukraina on kasutanud Su-27 flankereid ja MiG-29 Fulcrumeid läänest tarnitud juhitavate laskemoonade kandjatena, sealhulgas varem mainitud JDAM ER-i, väikese läbimõõduga pomme ja Prantsusmaal valmistatud Hammer-pomme.
Lähtudes Equalizeri suurusest, peaksid mõlemad need lennukikered suutma seda kanda. Seega võime julgelt eeldada, et Ukraina on kas selle ühilduvuse juba oma teistesse nõukogudeaegsetesse hävitajatesse sisse viinud või on seda tegemas. Sama kehtib ka Su-25 Frogfoot ründelennukite kohta, mis on varem Hammerbomme kasutanud. Seega suudavad need tõenäoliselt saata Equalizerid Vene positsioonide suunas teele. Mis puudutab Ukraina läänepäritolu lennukeid, siis tõenäoliselt sobivad need samuti, kuigi vaja on veel veidi tööd teha. Business Insider väidab oma raportis Equalizeri kohta, et seda pommi saab juba heita Ukraina F-16 ja Mirage hävitajatelt. Tingimus on see, et enne kui need hävitajad saavad Equalizeri lahingus kasutada, on vaja täiendavat sertifitseerimist. Siiski ei tohiks selle saavutamine olla keeruline, eriti kui Ukraina on juba näidanud Equalizeri ja nende hävitajate ühilduvust. Eeldades, et sertifitseerimine läheb läbi, tähendab see, et Ukraina saab 6 Mirage'i lennukikeret ja umbes 80 lennukõlblikku F-16, mis suudavad Equalizerit kasutada. Samuti on kuulda jutte, Prantsusmaa annab Ukrainale kõik oma 26 Mirage'i hävitajat, nagu Euromiden press juba jaanuaris teatas. Nii et kui see juhtub, võib Ukraina saada veelgi suuremat õhulist tulejõudu. Mitmekülgsus on Ukraina jaoks ülioluline. Praegu paistab, et peaaegu iga hävituslennuk Ukraina arsenalis suudab kasutada seda relva, mille arendamist Venemaa lootis, et Ukraina kunagi ei suuda. See ongi kõik, mida me seni Equalizeri kohta teame. Selle uue relva ümber on endiselt teatav saladuse loor. Brave One on just välja ilmunud, paisanud maailmale pommuudise ja nüüd laseb sellel uudisel küpseda. Aga kui me ütleme saladuse loor, siis me mõtleme seda sõna otseses mõttes. Equalizer võib olla seotud teise projektiga, mida Ukraina on arendanud. Ja selle relva kohta on endiselt palju, mida me ei tea. Enne kui me sellesse viigesse süveneme, tuletan kiiresti meelde, et te vaatate saadet The Military Show. Kui saate kanalilt väärtuslikku teavet, siis kindlasti tellige kanal, et ei jääks ühestki videost ilma. Lähme tagasi aastasse 2024, täpsemalt septembrisse 2024. See on kuu, mil ilmusid kaadrid salapärasest relvast, mis asus Ukraina Su-24 hävitaja tiiva all. See on täpselt sama tüüpi hävitaja, mis lasi välja Equalizeri videos Brave One ja salapärasel relval, mis ilmus 2024 aasta septembris, oli rohkem kui paar sarnasust. Telegrami postitus, mis avaldas selle video, väitis, et see pärineb 2024 aasta augustist ning näitab Su-24 lennutesti uue juhitava õhupombiga. Peale selle me palju ei teadnud. Status Sixi X-konto spekuleeris, et salapärane relv võis olla varajane versioon Paljanitsa drooniraketi hübriidist, mida Ukraina tol ajal arendas. Tollane TWC raport uuris salapärast relva lähemalt ning märkis, et sellel oli ninaosa, keskosa ja saba, mis viitasid tiivakomplekti kasutamisele, millega saab tavalise pommi muuta liukpommiks. Kuid pärast seda esmast ilmumist näis salapärane relv kadunud olevat. CAS Equalizer võiks olla selle salapärase pommi uuendatud versioon. Kui see nii on, siis Brave One ja Ukraina ei ütle midagi. TWZ on võtnud ühendust, et saada kommentaari ja teada saada, kas nende relvade vahel on mingisugune seos. Sama väljaanne märgib ka, et ajajooned ei klapi päris hästi. Equalizeri arendust alustati ametlikult 2024 aasta detsembris, mis on mitu kuud pärast seda, kui salapärase Su-24 pommikaadrid ilmusid. Aga see ei tähenda tingimata, et algne pomm ei olnud osa arendusprotsessist. See võis olla prototüüp, mille Ukraina tühistas või kasutas alusena, mille põhjal Equalizerit arendada. Me ei pruugi seda kunagi teada saada. Ja Ukraina on tark, et ei jaga midagi uue relva arendamise kohta, mille eesmärk on Venemaale valu põhjustada. Teised mõistatused on seotud Equalizeriga endaga. Näiteks me ei tea siiani, kas Equalizeri lõplikul versioonil saab olema mingisugune jõuallikas või mootor. Tundub tõenäoline, et seda ei tule. Mootor muudaks Equalizeri Venemaa õhutõrjele lihtsamini tuvastatavaks, mis oleks selge puudus. Siiski võib Ukrainal olla võimalus luua Equalizeri variant, mis sarnaneb nende kesk- ja kaugmaa kamikaze-droonidele või on mõnevõrra sarnane Hammerbommidega, millel on raketimootor. Võib-olla on midagi sellist juba töös, kuid Ukraina soovib testida Equalizerit ilma jõuallikata, et näha, kas kulusid saab madalal hoida ja samas palju kahju teha. Me ei tea ka eriti palju Equalizeri juhtimissüsteemi kohta. Business Insider ütleb, et pomm kasutab kaasaegseid juhtimisalgoritme, mis parandavad selle sihtimist ja täpsust. Kuid see ebamäärane kirjeldus ei avalda eriti palju. TWZ spekuleerib, et võime näha kombineeritud satelliitnavigatsiooni ja inertsiaalset juhtimissüsteemi, kuid kuidas see sobitub Equalizeri väidetava võimega ületada Vene segamist ja elektroonilist sõjapidamist, pole selgitatud. Jällegi peame vastuste saamiseks ootama, kuni Equalizer kasutusele võetakse. Vene sõdurid saavad selle täielikest võimetest teada palju varem kui meie, kui neid karistatakse selle põrgu tulega, mida see lubab alla sadada. Nüüd, kui oleme Equalizeri kohta nii palju avaldanud, kui teame, läheb asi tõsiseks. Ukrainal on tõesti sellist relva vaja ja selleks on mitu põhjust. Alustame nimest, mille Ukraina on valinud, sest see paljastab palju sellest, miks Equalizer nii oluline on. Mainisime varem, et üks selgeid eeliseid, mis Venemaal on Ukraina ees olnud, vähemalt viimastel aastatel, on liukpommide kasutamine.
Ainuüksi numbrid räägivad Venemaa sõltuvusest nendest ohtlikest relvadest. Aprillis teatas Kyiv Independent, et Venemaa purustas omaenda rekordi liukpommide arvu osas, mida ta oli 1 kuu jooksul Ukraina vastu kasutanud. Selle aasta märtsis tulistas Venemaa välja 7987 sellist juhitavat laskemoona, mis oli 1500 võrra rohkem kui veebruaris. Ka eelmine kuu oli olnud rekordiline. Venemaa purustas selle rekordi märtsis. See näitab meile, et Venemaa on suurendanud odavate liukpommide kasutamist. Ukraina on leidnud viise nende vastu võitlemiseks. Kasutatakse segajaid, mis aitavad Vene liukpomme kursilt kõrvale juhtida. Kuid kui Venemaa eesmärk on lihtsalt nende pommidega võimalikult palju kahju tekitada, kasutades samal ajal rakette ja droone täpsemateks rünnakuteks, seatakse segamistehnika tõhusus kahtluse alla. Samuti ei ole nii, et Venemaa oleks varem väga vähe liukpomme kasutanud. 2024 aastal viskas Venemaa Ukrainale peaaegu 40 000 liukpommi, mis teeb keskmiselt 109 pommi päevas. 2025 aasta esimese 11 kuu jooksul tabas Venemaa Ukrainat 44 000 liukpommiga, mis teeb keskmiselt 130 pommi päevas. Selles valdkonnas on toimunud pidev kasv. Märtsi rekordilised numbrid tähendavad umbes 257 pommi päevas. Venemaa näeb oma liukpommides selgelt kasu. Mis teeb need juhitavad pommid nii surmavaks, on see, et neid on odav toota ning need võimaldavad Venemaal muuta kuni 1,5 tonnised FA-pommid veelgi surmavamateks relvadeks. BBC pakkus huvitava võrdluse juba 2024 aastal, kui liukpommid hakkasid pealkirju vallutama. See tõi välja, et Venemaal kulus vaid umbes $30 000, et muuta FA-500 pomm liukpommiks. See uus liukpomm suutis toimetada sihtmärgile üle 200 kilogrammi lõhkeainet. Võrdluseks, Vene 152 mm suurtükimürsk sisaldab 6,5 kilogrammi lõhkeainet. Peaaegu 31 korda suurem hävitusjõud, üsna tagasihoidliku hinna eest, oli midagi, millest Venemaa kohe kinni haaras, ja seda näeme ka liukpommide arvu järgi, mida on viimastel aastatel alla lisatud. Equalizer annab Ukrainale relva, mis on sarnane Venemaa liukpommidega ning võib olla isegi täpsem ja häirekindlam. See on relv, mida saab tõenäoliselt kasutada enamikult Ukraina lennukitelt ning see võimaldab Ukrainal lõpuks täita oma arsenalis lünga, mida Venemaa on aastaid ära kasutanud. Võrdsus võiks olla saavutatav. Iga liukpommi eest, mis raputab Ukraina positsiooni või linna, võiks tarnida Equalizeri, mis laastab Venemaa lähitagalat. Kõik see eeldab, et Ukraina suudab Equalizerit masstootmisesse viia. Ja see ongi punkt, mille juurde me tagasi tuleme. Oletame, et tootmine ei saa olema probleem ja Ukraina hakkab tootma tuhandeid ja tuhandeid Equalizereid. Lisaks sellele, et see loob Venemaaga liukpommide osas pariteedi, tähendab see Ukrainale veel üht suurt eelist. Equalizer on kodumaine relv, seega ei pea Ukraina muretsema tarneahela probleemide ega erimeelsuste pärast välisriikidega, kui ta püüab säilitada oma keskmaa löögivõimekust. Iga kodumaalt hangitud ja toodetud relv on Ukrainale just sel põhjusel õnnistuseks. Ja selle tõestuseks peame vaid vaatama Ameerika mägesid, mis sageli iseloomustavad Ukraina suhteid USA-ga. Varem mainisime, et Ukraina ostis USA-lt umbes 1500 JDAM ER-i, kui rääkisime Equalizeri hinnast. Kuid siin ei mängi rolli ainult raha. Mõelge nendele arvudele võrreldes Venemaa liukpommide kogustega. Umbes 1500 JDAM ER-i katab vähem kui nädala jagu juhitavaid lõhkekehi, mida Venemaa märtsis Ukrainasse paiskas. Teisisõnu, varustusahela probleemid jäävad alati Ukraina jaoks aktuaalseks, kui nad ostavad relvi välisriikidelt. Kas see tähendab, et Ukraina lõpetab lääne tehnoloogia kasutamise? Loomulikult mitte. Läänerelvad on Ukrainale endiselt hindamatud, kuid neid mõjutavad alati laovarude ja tarneahela probleemid, mida ei esine relvade puhul, mida toodetakse Ukraina territooriumil. Viimase aasta jooksul on olnud palju näiteid tarneahela probleemidest. JDAM ER-i ost on tegelikult positiivne näide Ukraina ja USA suhetest, hoolimata tõesti piiratud kogustest. Kerime tagasi 2025. aasta märtsi juurde ja USA president Donald Trump andis korralduse kogu sõjaline abi Ukrainale peatada. See otsus tehti pärast tüli Trumpi ja Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski vahel Valges Majas ning see näitas, et Ukraina ja ühe tema väärtuslikuma läänepartneri suhted olid haprad. Trumpi administratsioon taastas abi peagi pärast seda, kuid see polnud varustusahela probleemide lõpp. 2025. aasta juulis teatas BBC, et Valge Maja oli taas katkestanud osa relvatarneid Ukrainale, väidetavalt selleks, et seada Ameerika huvid esikohale. Ja 2026. aasta 2. mail teatas Kyiv Independent, et USA viivitab relvasaadetistega Euroopasse, kusjuures tõenäoliselt mõjutab see ka tarnet Ukrainasse. Need viivitused on tõenäoliselt tingitud Ameerika operatsioonist Operation Epic Fury Iraanis ja selle operatsiooni mõjust Ameerika varudele. Siin on oluline see, et välisabile lootmine on Ukraina jaoks ebastabiilne. Ühel päeval on saadetise saabumine planeeritud ja selle põhjal saab plaane teha. Järgmisel päeval saadetis hilineb või abi peatatakse ning kõik tuleb ümber korraldada.
Ukraina jaoks toob Equalizer stabiilsuse. See võimaldab Ukrainal ise otsustada, kui palju neid uusi pomme ta saab, millal ta need saab ja kuidas ta neid kasutab. Ja see, kuidas Ukraina neid kasutab, on veel üks suur eelis Ukraina jaoks. 2025 aasta augustis teatas Wall Street Journal, et USA oli vaikselt loonud uue heakskiitmisprotsessi, mis määras, kuidas Ukraina võib kasutada ATACMS-i Vene sihtmärkide vastu. Väljaande väitel sundis see süsteem Ukrainat läbima mitmeid heakskiidukihte, kusjuures lõpliku otsuse kasutamise kohta tegi USA kaitseminister Pete Hegseth. Tõsi, see heakskiidusüsteem puudutas pigem rakette kui juhitavaid laskemoona nagu JDAM-ER, kuid see näitab, et USA võib igal ajal takistada Ukrainal Ameerika poolt tarnitud relvade kasutamist Vene sihtmärkide vastu. Isegi kui Ukraina saab loa kasutada USA's valmistatud relvi, tekitab juba ainuüksi sellise protsessi läbimine viivitusi. Koheesed löögid ei ole enam võimalikud. Vastulöökide andmine on keeruline, kuna viivitus on sunnitud ning Ukraina rünnakud annavad Venemaale võimaluse kaitset parandada. Kõik need lubadega seotud probleemid kaovad relvaga, nagu Equalizer. Ukraina ehitas selle. Ukraina otsustab, kuidas ja millal seda kasutatakse. Mahepealseid osapooli ega lisasamme pole vaja. Sihtmärk saab tuvastatud ja seejärel 30 minuti jooksul tükkideks lastud, lähtudes sellest, mida me teame Equalizeri ettevalmistusajast. See on Ukrainale tohutu eelis ja tähendab, et kodumaine tootmine suudab katta teiste riikide välispoliitika muutustest tekkinud lüngad, võimaldades Ukrainal jätkata surve avaldamist Venemaale. Teine eelis seisneb Venemaa õhutõrje ületamises Ukrainas. Üks peamisi eeliseid, mis juhitavatel laskemoonadel nagu Equalizer on droonide ja rakettide ees, seisneb selles, et neid on Venemaa õhutõrjel raskem tuvastada. Nagu Defense News märgib, saab pomme välja lasta mitme kilomeetri kauguselt rindejoonest, mis tähendab, et õhutõrje ei suuda jälgida lennukeid, mida Ukraina kasutab Equalizeri väljalaskmiseks. Mis puudutab pommi ennast, siis see ilmub sihtmärgi kohale alles viimastel sekunditel oma lennujooksul, kuna see lastakse välja kaugemalt, mis jätab õhutõrjesüsteemidele praktiliselt olematu reageerimisaja. Venemaa on praegu samuti kummalises olukorras, kui rääkida õhutõrjest. Ukraina on umbes aasta jooksul neid kaitsesüsteeme järk-järgult nõrgestanud, eriti okupeeritud aladel. Kyiv Independendi andmetel korraldas Ukraina ajavahemikus juunist 2025 kuni märtsini 2026 492 rünnakut Venemaa õhutõrje vastu ning pärast seda on neid olnud veelgi. Need süsteemid tuleb asendada. Sageli kasutatakse selleks mujalt Venemaalt või okupeeritud aladelt toodud süsteeme, mis tekitab Ukraina rakettidele ja droonidele uusi võimalusi läbimurdeks. Nüüd, kui lisada Equalizer mängu, tekib uus strateegia. Ukraina võiks kasutada oma Equalizereid, et rünnata piirkondi, kus ta teab, et Venemaal on õhutõrjesüsteemid lähitagalas, võib-olla hävitades selle käigus radareid ja süsteeme. Tekivad uued lüngad. Rakettidel ja droonidel on võimalik sihtmärke tabada veelgi sagedamini. Ja kuna Equalizer on odav, saab pomm samuti koos rakettide ja droonidega hävitada teisi Vene sõjalisi objekte. See pomm mitmekordistab Ukraina keskmaa tulejõudu ja see on Venemaa jaoks alati hirmutav, eriti ajal, mil keskmaa droonid juba võimaldavad Ukrainal lähitagalat veelgi intensiivsemalt rünnata. Ainuke asi, mis võiks Equalizerit tagasi hoida, on tootmine, millest oleme ka varem rääkinud. Me lihtsalt ei tea piisavalt, kui palju neid juhitavaid pomme Ukraina suudab toota. Euromaidan Press toob välja, et see, kui palju Equalizer suudab Ukraina lahinguvälja olukorda muuta, sõltub sellest, kui palju neid uusi pomme Ukraina suudab iga kuu toota. Korduvtootmine on hädavajalik, kui Ukraina tahab jõuda ligi lähedalegi Venemaa toodangu mahule. Praegu on veel liiga vara öelda, kui palju Equalizereid Ukraina plaanib iga kuu ehitada. Need tuleb veel lahingusse viia, enne kui Ukraina saab teha vajaliku kuluanalüüsi, et nende arvudeni jõuda. Aga kui Equalizer vastab oma potentsiaalile, võime näha tootmise kiiret suurenemist. Ja kui see juhtub, on Ukrainal olemas kodumaine relv, millega muuta rindejoon ja lähitagala Venemaa jaoks tõeliseks põrguks. See pole nii, et Equalizer oleks ainus relv, mille Ukraina 2026 aastal lahinguväljale toob. Teine on Sky Carrier. Ja see ühendab vana Ukraina leidliku võimega muuta olemasolev millekski täiesti uueks. Ukrainal on nüüd hirmuäratav uus droonikütt ja kogu teabe Sky Carrieri kohta saad teada, kui vaatad meie videot. Ja kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida The Military Show kanalit, et sa ei jääks kunagi ilma meie analüüsist Ukraina uusimate relvade kohta. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!